Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 73. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on külas üks naisterahvas, kellega meil ilmselgelt võib juttu jätkuda kauemakski. Aga proovime selle tunnikesega siis või 40 minutiga hakkama saada. Vaatame, kuidas läheb. Tere tulemast, Kaisa Hälvin. Tere! Kaisaga me saime tuttavaks raadios koos töötades, omal ajal siis Tre raadios töötades koos. Ma pean ütlema, et ma pean jätkuvalt Kaisa häält kõige paremaks naishääleks Eestis, kes on siis siiamaani näiteks varasemalt kuulnud Tre raadio soovisaateid või vahepeal ka, nagu ma aru sain, Ring FMi soovisaateid, eks ju. Et siis nemad kindlasti nõustuvad sellega. Nii et Kaisa, alustame raadio ajaloost. Aitäh, mul vist ei olegi kunagi keegi hääle kohta nii ilusasti öelnud. Ei ole või? Ei ole kusjuures, jah. No viimane aeg. Kunagi öeldi seda, et kui ma hakkasin raadiot tegema, siis öeldi, et ma olen tulevane Pille Minev. Aga siis rohkem nagu selles mõttes ei ole nagu keegi nagu, no nii ilusti mul pole tõesti keegi minu öelnud, jah. Nii tore, et ma sain see esimene olla. Aga sina ja raadio, kuidas see suhe algas üldse? See oli juba väga ammu tagasi. Tead, see on nii naljakas lugu, ma olen ise nagu hästi palju mõelnud sellele ja see hakkas siis, kui ma olin 15 tegelikult. Ja ma elasin ju seal Värska metsade vahel, käisin seal põhikoolis ja ma teadsin, põhikool hakkab lõppema. Ja siis mõtlesingi, et aga mis ma siis edasi teen? Ma teadsin, et ma tahan Tallinnasse minna, aga nagu ma teadsin, mu vanemad ei luba. Sest et esiteks ma olin 16, sa lähed Tallinnasse, mis on kodust 300 kilomeetri kaugusel, mis sa teed seal? Ja siis hakkas missioon, et kuidas saada Tallinnasse elama. Nii. Ja siis ma pidin leidma eriala kutsekoolis, mis siis selles mõttes oleks, mida Tartus ei ole, muidu vanemad käseks Tartusse minna. Ja lõpuks ma leidsin sellise eriala, nagu oli rätsepstilist, Tallinna Tööstushariduskeskus. Mina, kes ma nagu ütleme, et ma ei ole käsitöötunnis juba kõige tugevam olnud. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma lähen katsetele, ma vaatan, kas ma saan sisse. Ja siis 63 õpilasest olin ma siis nagu sisse saajate seas 9. kohal. Siis ma okei, nüüd on minek. Ja siis mõtlesingi vanematele, et nüüd on siuke lugu, et mina olin nüüd Tallinnasse. Siis ma olen, okei, oled nagu kindel, et nagu, ma olen kindel. Nagu päris, ma lähen Tallinnasse elama. Ja siis ma läksin ühikasse, läksin elama ja siis ma olin eelnevalt juba siis netiraadiot kuulanud, Tre raadio netiraadiot siis ja siis ma olin seal nagu tuttavaks saanud inimestega ja siis ma nägin, et nad otsivad soovisaate juhti. Ja siis ma okei, ma lähen siis. Ja siis ma mäletan siis Tre omanik siis kutsus mind stuudiosse vestlema ja siis ma pidin lugema seal neid tervitusi ette. Ja mul läks tegelikult nii, nagu ikka nagu niimoodi, et ma olin kindel, et rohkem mind ei taha näha seal mitte keegi. Ja tegelikult oligi, ma tegin ära selle, me salvestasime mingid voice'id, salvestasime ära ja siis järgmine oligi see, et järgmine päev, et aga millal siis pihta hakkame? Pihta nagu millega või hakkad tegema või ei hakka. Ja siis kuidagi oligi nagu see, et nagu hakkas see sooviks pihta, algul ma tegingi siis Are Aunapiga koos ja tema siis nii-öelda oma ja käe järgi koolitas mind välja. Minu jaoks oli see, et ja teiste jaoks ka kõige uskumatum oli, et kuidas on võimalik, et mina, kes ma olen eluaeg nii kiiresti rääkinud, et mitte keegi ei saa mitte midagi aru, sina teed raadiot, nagu kuidas. Aga tegelikult nii kaval nipp oli see, kuidas ma ju nagu arendasin ennast ise pudelikurgi harjutustega. Ja kui ma alguses alustan -10, siis lõpuks ütleme, et mingi paari kuuga ma jõudsin plussi välja. Ja siis ma olingi 10 aastat tegelikult tuli seda kõike kokku, et sai teha nii soovikad, kui oligi Are jäi haigeks ja siis nagu lihtsalt nagu pea ees külma vette, nüüd sa teed üksinda. Ma ei oska nuppe, mida vajutama peab tegema pean. Aga see ongi tegelikult see, kui sa lähed nagu pea ees külma vette, siis sa õpidki tegelikult kõige paremini. Mis on sellised vahvad seigad ja mälestused soovisaatega seoses? Tuleb sul mõni selline väga ekstravagantne, väga sööke hull situatsioon silme ette? Minu arust kõige hullemist oli see, kui meil oli stuudio, oli siis A. Le Coq Arena'l ja see on ju öösiti, kui kell 2 lauviks lõpeb, on täiesti kottpima. Ja siis seal oli mingi lühike kiilaspäine mees, kes käis siis igal kord, kui ma soovikas olin, ta käis siis seal lihtsalt nagu parklas üksinda kuulamas soovikat, niimoodi, et oleks mulle ka kuulda. Ja siis oli, kui ma julgen täna välja minna, mul oli nagu reaalselt väga hirmus. Ja siis ükskord ilmselt see sama mees siis jättis mulle sinna stuudio ukse taha 22 tulipulast roosi. Ja siis mul oli küll, et nagu, et okei. Ja aga ta mingi kadus ära, nagu lihtsalt kaduski ära. Aga see lõpuks oligi, ma kutsusin sinna stuudio juurde, et palun tule aita mind autosse ja siis ma läksin koju. Ja siis nagu iga kord oli hirm oli see, et aga äkki, kui ta jälitab mind või nagu, aga see on nagu selles mõttes nagu päris hirmus.
aga eks niisugused naljakaid lugusid on ka olnud, kui näiteks me Arega tegime siis soovikat ja meil olid niisugused nagu kuubikud, pehmed nagu tumbakuubikud. Ja siis üks hetk on nagu see, kus sa nagu kukud niimoodi nagu põhimõtteliselt jalad taeva poole kuubikuga üle pea ja siis Are ihmub ära, mis nüüd juhtus. Et sellised naljakaid lugusid on arvan natukene nagu rohkem, kui on seda nii-öelda õudset poolt. Aga kui sa olid kuubikuga pikali, see oli siis nagu eetri ajal või? Okei, kuidas see välja tuli? Poole sõna pealt. Kas sa kõõlusid? No ikka vaat selle nagu, kuidagi nagu kõõlus sellega kaasa ja siis järgmine hetk ongi, kuna selline kuubik, siis nagu natuke kõõlust liiga palju ja siis juba oligi läks üle. Aga klapid? Kõrvaklapid tulid siis ära või oli juhe nii pikk või tulid järgi sulle? Seda ma kusjuures ei mäletagi, kas üldse sellel või klappe oli? See oli võib-olla see, kus nagu klappe üldse ei olnudki. Ei, ikka oli, ma arvan, jah. Ei, seda kusjuures ma ei mäleta. Aga mõtlen, kui te nagu soovisaadet nagu kahekesi teete, siis kui palju neid tekste eelnevalt saite omavahel läbi nagu rääkida, et mis siin on või kes see saatis või et kuidas nagu see pool oli? No, tegelikult vist ei arutanudki väga läbi. Me võtsime nagu selle, et alati oli notepad ja siis notepadist siis nagu kuppisid enda need tervitused ja siis me kuidagi jagasime ära, et sina võta see, sina võta see, sina võta see ja alguses oli ju neid kohtasid, kuhu neid tervitusi saata oli. Skype oli kunagi, siis oli MSN minu arust kunagi, erinevad kohad olid, neid kohtasid nii palju ja siis igalt poolt sinna koti ja siis oli veel stuudiotelefon ka, kuhu sai ju helistada ja siis miskipärast need helistajad on alati nagu need, kes helistasid siis, kui sa olid otse eetris ja siis ongi nad vihased, et miks sa vastu ei võta, et umbes mis mõttes vastu ei võta, aga nagu me ei saa võtta ju ja siis vahepeal oligi see, et üks läks lihtsalt stuudio uksest välja, võttis selle telefoni lõpuks vastu, siis ta muudkui helises ja no olid kohti jah, ütleme tervitusi sellel ajal tuli ikka väga palju. Eriti veel siis, kui oli see, et sa said tasuta tegelikult ju saata. Et mingi aeg ju läks see täiesti tasuliseks, kadus see tasuta võimalus ära ja jah. Kas see andis tunda ka siis või? Muidugi. Et ikkagi kas andis tunda? Jaa. Sest ma mäletan, et kui mina hästi ammu tegin kunagi Raadio Pärnusse soovisaadet, siis meil oli nagu isegi seda, et ei olnud üleliia palju neid sõnumeid ausalt öeldes ja see oli nagu, aga meil oli kogu aeg tasuline ka minu mäletamist mööda. Ja see oli siuke nagu, natuke nagu kurb ka, et mis sa siis nagu teed, vaata, kui neid nii palju pole, on ju. Aga siis on äge, kui on nii, et pritsib aknast ja uksest, et ei saa kuidagi nagu kõik ära jaotatud nii-öelda. Seal kohati mäletan isegi ma ei mäleta, mis aeg see oli, kas oligi see, kui oli just nagu ringiga nagu Tree liitunud ja siis oli sõnumeid oligi nii palju, et sul oli 2 tundi peale soovisaadet oli veel laulud. Et see oli nagu ikkagi metsik kogus, mis neid selles mõttes sõnumeid ja kõnesid ja kõike nagu tuli, et oli mu oma tuttavad kirjutasid mingi, ma ei tea, Facebooki Messengeri mulle, et kuule Kaisa, paneme soovilaulu, ma ei saa, ma ei mahu mitte kuhugi, ma ei saa nagu mitte midagi teha, et nagu selles mõttes, et nagu see oleks nagu teiste suhtes ebaaus, kui ma panen sulle mingi järgmisena, panen sooviloo, aga teised on nagu raha makstud selle eest. Ja tubes, ma ei tea, mille jaoks, et nagu mis siis on. Mis ta tegelikult on ju, et inimene, kes ikkagi on nagu maksnud, nagu selles mõttes, nagu tema tuleb ikkagi esimesena, et kui sinna lõppu jääb mingi aeg, siis ma võin panna, aga ma usun, et sa 3 tundi ei viitsi oodata. Kas su sõbrad pahaseks ei saanud siis selle peale? Mis on korvas? Nad julgen saada. Aga see oli väga õige põhjenduse tegelikult. Jah, nagu selles mõttes nagu jah. Nii on ju. Nii on jah. Aga kas sa vahetevahel igatsed tagasi ka seda soovisaate perioodi või seda nagu seda raadiotööd sellisel kujul nii-öelda? Ma arvan, et pigem nagu raadiotööd, kas just nagu soovisaadet, et see soovisaade ikkagi ju algusest oli ju kella 2 öösel ja ütleme, kui see 10 aastat tagasi oli, siis sa jaksid 2 öösel üleval olla. Aga tegelikult praegu ma käisin ju, kas jaanuaris äkki jaanuaris käisin ju Ring FM'is käisin tegemas soovikat ja see oli veel see, et esimene kord sa läksid nagu sinna, siis oli jõhker lumetorm. Nagu see oli lumetorm, et ma arvan, et see oli mingi aastaga hullem lumetorm lihtsalt. Ja siis oligi, ma läksin, oli vist laupäevane päev, siis ma läksin sinna, tegin siis 7-1, tegin soovika ära, siis ma 1 juba tundsin, et okei, et nagu tegelikult hakkab kuni peale tulema, pole harjunud nii kaua üleval olema. Ja siis ma läksin veel, et ma lähen selle lumetormiga koju ikkagi. Okei. Ma hakkasin siis 1 hakkasin liikuma ja ma jõudsin siis koju umbes 4:30. Ja ma sõitsin umbes terve tee, mingi suke 50-40, teed sai näinud, siis vahepeal mu sõbranna helistas, et kuuled, et nagu, kus sul kõik korras kõik. Ja siis ma ütlesin, et nagu kõik on korras, et kuule, ma vaatasin, et nagu, kuna me oleme nagu laagris, siis et ära sealt ringteed Jüri peal ära keela, et siis põhimõtteliselt see nagu, mis on see kiili pool, on täiesti tuisanud, et sa ei saa läbi sealt. See ongi sõbranna sees vaatas mul siis neid teekaameraid, et kus on nagu mõistlik sõita. Siis lõpuks 4:30 olin kodus. Ja siis, kui see nagu pingelangus, kui sa nagu reaalselt sõidad nagu koduväravast nagu sisse, siis mõtled nagu et nagu ma olen elus. Peale seda tahaks veel öelda jah soovisaatele või?
2 korda tegin tegelikult. Aga siis oli tumetuisku, nagu selles mõttes oli hästi. Aga ma ei tea, ma kuidagi vist tunnen jah, et äkki ma vist nagu vanaks jäänud selle soovika osas, et nagu ei ole nagu kuidagi nagu päris enam see, aga raadiotööle ma tegelikult olen nagu päris palju mõelnud. Et siis, kui ma käisin eelmine aasta suvel, kus festivaliga käisin, siis Retro FM-is käisin intervjuul. Ja siis oli ka kuidagi siuke nagu nii hea kodune tunne tuli peale vaata. Siis Rauno Märks ütleski, et et ei, et ära muretse Kaisa, et see raadiotöö on nagu jalgrattasõit, et nagu mitte kunagi ei lähe meelest ära. Aga siis raadiotöö kõrval said sa ka päris kena kooliürituste korraldamisega seoses, et ma kujutan ette, et neid vahvaid apsakaid ürituste korraldamisel on vist päris palju. No ikka väga palju jah. Mu endal tegelikult mul ju eelmine aasta sai ju Sugarland sai 5-aastaseks. Juba jah. Koroona ajal sai alguses tegelikult see 2020 ja siis oligi 2020 sai alguses, ma tegin Keilas, tahtsin algul teha. Ja siis ma läksin linnavalitsusse, et kuulge, et nagu andke mulle laululeva, ma teen seal nagu kontserti. Ei, et see on nii vagunenud, et seal ei saa teha, see on ohtlik ja ma käisin nagu niimoodi, et läksin uksest sisse, aknast vedeti välja, ma käisin nagu 3 korda niimoodi. Ja lõpuks ma ei leppinud sellega, et nagu nad ütlevad mulle ei. Siis lõpuks ma kutsusin linnavalitsusse põhimõtteliselt kõik need töötajad, kes otsustavad, ma kutsusin sinna lauluväljakul koha peale. Aga vaata, mis siin siis on. Aga mis siin siis nagu nii hull on. Ja siis ma ütlesin, et pingitan ise korda, lavadan ise korda. Aga siin ei ole mitte midagi muud. Ja siis lõpuks ma sain selle nõusoleku. Ja siis oligi, tegingi 19. august 2020 ja selle nagu rahvast oli reaalselt nagu nii palju, et nagu ütleme see peoaeg, mul on täiesti nagu must maa, mul pole õrna aimugi, mis toimus, nagu see adrenaliin on vist nagu jõhker ja ongi, kui see pidu saab läbi, siis sa nagu tunned nagu samamoodi pingelangus ja mõtled, et mis asi see oli just, kuidas see nii kiiresti läbi sai. Oota, kuidas see 2020 sai pidu korraldada? Sest et koroona ajal aprillikuus ma ju läksin ära ja siis augustikuus tehti see piirang 2000 inimese peale. Ja aga seal oli see, et sa pidid mingid, see oli testimist ei olnud see aeg veel, et sa pidid, et tesod pidid igale pool olema ja ma imestan, et õues inimeste maskid ei pidanud ees olema, ei selles mõttes nagu tegelikult meelest nagu väga hästi. Et nagu Terviseamet, minu ta käis Terminaatorit kuulas Terminaator ära ja siis läks minema. See oli juba hea ajal, et käi 7 hakkas Terminaator pihta, 8 oli läbi, tööga ka läbi. Aga tegid siis need pingid, toolid, asjad ise kõik korda, nagu sa ütlesid? Tegin jah. Aga ise ei teinud. No see ja selle üritusel nagu naljakas oli veel see ka, et Sünne küsis mult, et Sünne koos me tegelikult selle Sugarland välja mõtlesime. Tema ütleb, et nii-öelda, et tema on siis selle ristiema. Ja siis Sünne küsib mult, et kuule, kas ma esinemisel konfetti võin lasta või? Või no lase muidugi. Järgmine päev, ma läksin ise kusjuures platsi koristama, et nii-öelda kulude nagu kokkuhoiu mõttes. Ma koristan ise platsi ära, vaatasin seda platsi. Siis ma istusin Sünne ja lõpsin kuuleda, kas sa saad aru, mida sa siin kokku olid keeranud. Ja siis lõpuks oli see, et ma laenasin sõbra käest lehepuhurit. Ja siis lehepuhuriga lasin need konfetile need kõik kokku, aga see oli nagu metsikult palju, seda kõik metsaalused kõik olid täis. See kõik tuli puhtaks teha ju. Saime ilusti puhtaks. Aega läks, aga asju sai. Kuidas selleni jõudsid, et hakata tegema kontserti üritusi ise? Et ma saan öelda, et Sünnega see mõte teil tekkis, aga kuidas te selleni jõudsite? Ütleme nii, et oligi, istusime Sünnega ja siis mõtlesin talle, et ma tahan nagu teha midagi. Mul oli nii, et raadio oli hetkel nagu selja taga jäänud ja mõtlesingi, et aga ma tahan teha midagi. Ja siis põhimõtteliselt me kuidagi joonistasime mingid graafikad, joonistasime ise välja, kuidas see logo võiks välja näha. Ja siis hästi paljud on öelnud, et see Sugarland kõlab nagu Sugar Mommy. Aha, okei. See nagu logo on siuke võib-olla veidi nagu vallatu. Ja siis ma ütlesin ei, et nagu sest, et seal on lihtsalt nagu huuled ja pulga.com. Mis siis on nagu? Ja siis kuidagi nagu mõtlesime ja siis nagu see Sugarland kõlas nagu väga hästi ja siis peod, mõtlesime ka events panna sinna inglispäraselt. Ma mõtlesin nagu samas, kui me Eestis pidusid teeme, et nagu siis nagu, mis peaks nagu niimoodi olema. Ja kuidagi nagu see logo ja nimi ja kõik see nagu läks nagu nii hästi kokku ja siis ma saatsin siis selle nagu nii-öelda nagu enda visandi või pigem nagu Sünne visandi saatsin siis sinna disainerile. Ja siis tema tegi valmis, et kuidas tundub, siis kohe see on päris hea. Ja esimene oligi siis samas Keilas nagu? Jah, 2020 jah. Siis oli ju aasta oli pausi, siis ma ju tulin tagasi. Raadiosse nagu siis jah? Raadiosse. Ja siis ma tulin tagasi ja siis 2022 juuni lõppes mul jälle ära. Ja siis oligi juuli alguses siis jah, siis ma hakkasin siis nagu ühele inimesele rääkima, et nagu ma tahaks nagu midagi teha, ma tahaks augustis midagi teha. Ja siis ta ütleski, et aga mis sa Keilasid teha? Täiesti poolest, miks ma ei tee? Ja siis oli nagu reaalselt see, et siis mul nagu Liina vastus konkreetselt ei. Sa tegid 2020 vana lauluväljaku viimase veo, sa ei saa seda uuesti teha. Ja siis lõpus, kui kõik olid mulle ei öelnud, siis ma ütlesingi, et aga mis seal ikka, ma istun linna peale siis. Ja ma istungi Enno Felsile, kes toel oli siis nagu Keila linnapea.
helistasin temale ja mõtlesin, kuule, et aga mul on Nublu on olemas Keilas, et sa nagu tõesti ei taha, et ma selle pidu teeks või? Aga miks ma ei taha? Muidugi tahan. Ja siis läkski niimoodi ja siis ma helistasingi nagu teistele tagasi. Ma ütlesin, aga linnapäev andis mulle loa, et nagu, mis siis nüüd saab? Päriselt ka. Ja, linnapäev andis mulle loa ja et nagu, siis oli 5. august 2022 oli siis Nublu esimest korda Keilas ja kelle lauluväljakul. Ja peale seda siis me tegime nalja, et peale seda läks ju lauluväljaku remonti seal. Siis ma ütlesin Kaisa korda, et siukse peo, et lauluväljaku maha lammutama. Aga seal oli hästi huvitav oli see, et näiteks me saatsime siis plakatile valmis, kõik oli nagu valmis, on ju. Ja siis saatsime Nublule nagu kinnitamiseks, et võime nagu müüki panna. Sealt tuli vastus, et see pidu vist ei ole ikka minu jaoks. Issand. Ma mäletan, ma olin reaalselt Tõtomaa metsades nagu kukeseenel. Kuidas kukeseeni metsas. Ja siis mul oli nagu lihtsalt nagu šokk, mis asja, nagu päriselt. Ja siis me uurisime välja, milles tegelikult küsimus oli. Küsimus oli selles, et ta tahtis, et Game Boy Tetris oleks ka tema koos seal laval. Ja siis ma tegin nalja, aga ma tegin kopteri. Ja okei. Ja nii läks? Ja nii läks. See siis ma arvan, et me oleme Eestis äkki, kas päris ainukesed, aga üks väheste seast, kes on siis nagu Eesti artiste lennutanud helikopteriga ühest esinemist teisele. Niimoodi, et tal oli vaja Kuressaares olla Game Boy siis ja oligi me siis tellisime kopteri, milles maksime väga suure summa. Ja siis Keilast staadionilt tõusis siis kopter õhku ja maandus siis Kuressaare merepäevadel. Oota, te jäite kuludega nagu tasa ikka või? Ja ei, see läks nagu kõik väga hästi. Et selles mõttes et nagu ma mäletan, ma olin ju 7. kuutrase ka veel siis ju. Ja siis kui see kopter tõusis õhku, tegi seal platsi peal, tegi nagu selles mõttes nagu selle tiiru ära, nagu nii, et 2 autiiru ja ma olin Kuressaare poole, siis mul niimoodi, tooge mulle vett, mul oli pala. Ja siis ma arvan, see on kindlasti üks suurimaid pidusid, mis ma üldse nagu selles mõttes teinud olen, et seal on nagu selline rahvamass, et nagu ma poleks osanud unes ka näha, et selline rahvas võib nagu kokku tulla. Kuule, sa on natuke hull. See on väga hull, ma olen nõus. Ei, ma tean, sa oled natuke hull. Nagu päriselt siukseid asju korraldada niimoodi. Ja sellel ajal tegelikult ma olin ju päris noor ka ju. Aga võib-olla rasedusega nagu ongi seda mingit lisajõudu rohkem. Ja, ma ei tea, kas poist tuli ka selles mõttes, lisaväejõud oli nagu selles mõttes tugev. Aga ma mõtlen, kui sa ütlesid, et sa juulis hakkasid enam-vähem mõtlema ja augustis oli juba pidu. See on nagu üli väike aeg ju. Ongi. Eilega ka niimoodi läinud kogu aeg ju. Et see mõte tuleb ja siis ta läheb kohe töösse ja siis on põhjustama juba käes. Aga tavaliselt neid asju vist ei tehta nii kiiresti ju. Ei tehta jah. Okei, ma tean, et sul on Vändras tulemas pidu, kui pikk eeltöö selle nimel on? See on aasta. Okei. Et selles mõttes, et kuidagi minu arust nagu pikalt ette planeeritud on nagu rohkem stressi, kui teha niimoodi, et näiteks meil on praegu siis mai on ju. Ma mõtlen näiteks, et siin mai lõpus ma teeks nagu mingi peo. Niimoodi, et sa teadki, et sul on nagu piiratud aeg. Sa pead kõik nagu täis maksimumiga tegema, aga selles mõttes, kui sa nagu aasta teed ette, siis ta nagu paned aega sinna ja sinna ja sinna ja siis mõtled, huvitav, kas veel midagi teha, siis mõtled, et ülesandeid juurde, siis on nagu see protsess nagu palju pikaajalisem. Aga sellega on jah niimoodi, et tuleb mõte töösse ja läinud. Aga ma mõtlen, et artistidel on need graafikud tavaliselt nii täis bukitud, nii täis siis nagu... Seda, keda saad. Ja mul kuidagi nagu selles mõttes on nagu lihtsalt nagu vedanud, et ma nagu olen saanud nagu peaaegu nagu seda, mida ma olen tahtnud. Et meil artistil on kuhugi mingi auk jäänud või siis ongi nagu see, et näiteks seal 2020 Keilas Terminaator läks ju kell 19.00 juba peale. Et siis oli, nad tegid varakult nagu ära ja siis läksid sealt edasi. Et see aja nagu leidmine või nagu paigutamine selles mõttes, et nagu, kui nagu see on nagu artisti nagu läbi räägitav, et siis tegelikult on nagu võimalik kõik. Kui just ei ole see, et tal mingi 3 esinemist juba on ees. Kui lihtne sul tänasel päeval on võtta telefon ja öelda, kuule, Sugarland peod ja teeme nüüd ühe sündmuse või kas see kaubamärk on juba nii tuntud, et sa ei pea rohkem nagu selgitama? Tead, see on nagu nii ja naa. Nagu ütleme, et artistide suhtes on, ma arvan, et see nagu päris nagu tuntud ikkagi, aga see aasta kuidagi on nagu naljakas olnud see, et mul on nagu ise helistatud, et umbes, et kuule, me anname sulle nagu mingi nagu toetuse, et tule tee meil pidu. Et nagu varem on nagu sellist asja nagu on, otsid nagu ise neid lauluväljakuid, neid kohti, kus nagu selles mõttes nagu teha, aga see aasta kuidagi on ja see, et kuule, et nagu tule aita meil see ära teha, et tule tee ära. Siis ma et okei, et ma mõtlen, vaatan nagu graafiku nagu järgi ja siis kuidagi nagu niimoodi nad siin nagu paika loksunud, et see ongi, et teeme ära siis. Issand, kui äge. Et siis kohalik omavalitsus pöördub ise juba, et nagu tule aita pidu teha. Nii lahe. Aga selles mõttes nagu kõiki pakkumisi ikkagi nagu vastu ei saa võtta. Kui vaatada nagu kohta, et palju seal on nagu ikkagi inimesi, palju on nagu lähilinnasid seal ümber ringi. Et selles mõttes nagu kõiki pakkumisi nagu pigem ei saa nagu vastu võtta, et muidu on see, et pärast maksad ise peale. Aga Vändras, kui mitu aastat sa Vändras teinud olete seda suve alguse möllu? 2 aastat tegelikult. Martinit, kes on Vändra kultuurimaa juhataja, teda ma teen ju pikemast ajast.
ja siis oligi kuidagi Martiniga nagu rääkisime ja oligi Mr. Happy Man tegime see eelmine aasta ja no see park oligi rahvast täis ja kõik oli nagu väga hästi ja see aasta tuleb see kuidagi nagu eriti suuremalt sellepärast, et me ei saa nagu kohalikku lava enam kasutada. Muidu oli see neil enda nagu lava, aga nüüd tuleb nagu suur lava võtta, sest meil on Dewey Start, meil on Shannon, et nemad juba Dewey Start võtab nagu nii palju ruumi ära, et siin on nagu teised bändid peale lihtsalt ei mahuks. Et jah, et ma arvan, Vändrast tuleb see aasta nagu eriti ägedalt see. Oota, aga ruum on siis nagu Vändra park ikkagi? Ja pargis on jah. Aga on seal nagu vahet ka, kui suur rahva hulk on, selles mõttes, et ma ei mõtle nagu korralduskulude mõttes, vaid nagu lihtsalt sündmuse korraldamise mõttes, et kas seal on nagu suur vahe, kui palju rahvast on? Selles mõttes kindlasti emotsioon ka loeb, et kui seal ikkagi nagu plats on nagu hõre, siis nagu inimestel nagu tekib endal ka kuidagi selline negatiivne emotsioon, et näed, et rahvast ei olnudki, et umbes, et nagu, et miks mina siis siia tulin. Et kui plats on nagu rahvast täis, siis ma tean, et kohati tehaksegi niimoodi, et sa tõmbad nagu platsi ennem nagu natuke väiksemaks, et oleks nii-öelda see suure massi tunne peal. Et siis nagu inimestel ongi nagu selles mõttes nagu lõbusam. Et aga kui see jällegi on nagu platsi peal, kõik on ära hajutatud, kõik on nagu laiali, et siis ta ei teki nagu võib-olla nagu seda päris nagu festivali emotsiooni. Issand, kui äge mõte, ma pole kunagi selle peale nii mõelnud, et tõesti seda ruumi nagu vähe kitsamaks teha ja siis nagu tekib tunne, et on rahvast nagu rohkem. See on see salajane trikk, mis on praegu välja ütles. Siuke visuaalne moment on ju. Aga kes siis veel Vändras on tänavu esinemas? Lisaks on see noortel on siis Kliss Erika Mäks, kes Eesti Laulul ju käisid. Ja siis on Triibu Pasta. See on ka noortele vist. See on ikka täitsa noorte muusika ja kusjuures nad käisid eelmine aasta Põlvas samamoodi kuu ajaga. Mul tuli mõte, et teeksin ürituse ja siis kuu ajaga niimoodi, et 19. august eelmine aasta oli siis ma ei saa mitte ühtegi nagu tippbändi, kes on Shannon, Dewey Start, Termikas, mitte ühtegi ma ei saanud. Ja siis kõik ütlesid, kuule, kaitse see läbi kukkumine, ära tee seda. Miks sa teed seda, et sa kukud läbi? Nagu reaalselt kõik nagu ütlesid mulle seda. Ja siis ma ütlesin, et mis teed, et mul on nagu reaalselt see, et märkasin üles, mul on hea tunne, ma teen ära. Ja siis oligi, ma siis panin selle kokku, ma märkan, mul Karl-Erik Taukar oli, Germa Murel, Triibu Pasta. Ja siis oli Respekt oli veel seal. Ja ma näete, keegi oli veel. Ja siis oligi kõik ütlesid, kuule vaata neid esinejaid, et sa ei jõua mitte kuhugi, et Taukari pärast inimesed tulevadki kohale. Nagu lihtsalt tulevad Taukari pärast, vaata, mis saab. Ja siis oligi, ma ei tea, 3,5 inimest. Kuu ajaga sain kokku ja selles mõttes, et see kuidagi nagu oligi nagu kõigil oli vau, päriselt nagu jälle tegid vaata. Ja siis see Triibu Pasta nagu minu jaoks ma ei olnud varem neid laivis kuulanud, ma ei teadnud mitte midagi. Ma lihtsalt nagu teadsin nagu seda, et nagu noored nagu räägivad neist hästi palju ja siis mõtlesin, okei, et nagu ma ei tea, mis on, nagu tule siis vaata. Ja see oligi nagu see rahvamass, kuidas nagu need noored hüppasid, tegid mingid ringe seal üksteise sees, nagu see oli nagu reast nagu uskumatu lihtsalt, et kuidas nad suutsid nagu laval nagu rahva nagu niimoodi nagu ükskõik mida tegema panna. Ja siis ma mõtlesin, et no, et ma ei tea, järgmine aasta nagu peab olema lihtsalt. Et ja minu arust naljaks on see, et mõndadel üritustel siis, mis meil seal suvalgusfestivalil on, mõndadel ei saanud Triibu Pasta tulla. Ja siis mulle öeldi, et aga põhimõtteliselt nagu sama asi on noored ja näljased. Pole kuulnudki seda, mis asi see on. Ja siis mul, okei, ma ei tea, ma kuulan YouTube'ist. No, mina oma laste neid laule ei laseks. Aga lapsed tahavad. No nii see on ju. Et mõtlesin, et kui Triibu Pastat ei saa, siis on noored ja näljased. Okei. Aga see ongi nii põnev, kuidas mingi aeg ise oleks ka võib-olla kuulanud täpselt neid samuseid näljaseid ja Triibu Pastasid ja nii edasi on ju. Näljaseid Triibu Pastasid. Et ma tean, mul on kodus lapsed samamoodi kuulavad. Tüdruk on 15 ja saamas 16 kohe ja nad väga hästi teavad neid artiste, kellest sa siin rääkisid. Mina üleliia palju ei tea, on ju. Teinekord, kui nad mingeid asju kaasa laulavad, siis see on siuke päris Kristine. Ma sõitsin hommikul lasteaeda nädalaga tagasi ja siis oligi, et raadios, nagu ma kuulasin raadiot, lapsed olid autos ja siis tuli nagu ilma nagu piiksudeta Germa Mureli rahvalaul. Siis mul oli siuke nagu okei, nagu tänapäeval siuke asi, ma olen lihtsalt väga kaua aega nagu raadiost nagu eemal olnud, et sellist asja nagu lubatakse. Et okei, ma keeran raadiola võiks vaiksemaks, et pole vaja, et nagu lapsed neid sõnu kasutavad lasteaias. Aga kusjuures ongi, ma olen ise samamoodi tabanud, et mõned laulud enam ei tsenseerita, et lastakse rahulikult läbi. See oli hommikul mingi 8 aega. Kooli sõitmise aeg tegelikult ju. No see ongi see koht, et iseenesest see on ju artisti looming on ju. On ju, no täies ulatuses artisti looming, et kes oleme meie, et öelda nii ei tohi. Ja, kui meie kõrvad ei kannata, ei tähenda teiste kõrvad ei kannata. Just, täpselt on ju, teiste kõrvad kannatavad, nad väga võib-olla naudivad seda, võib-olla saavad väljaled ennast, nagu tegi maandada on ju, no me ei tea, mis see taust on. Ei tea, jah. Aga sinu see kontserti korraldus, ma mõtlen, et 5 aastat, see on juba päris palju.
jah, nüüd on 6 aastal, 6 hooaeg tuleb siis tegelikult. No ütleme nii, et see 2021 tegelikult ei vahele. Aga jah, siin on järgmises aastaks on väga suur plaan. Kui ma selle ära teen, siis no ma ei tea, mis siis saab. Muidugi teed. Et see on tõesti nagu praegu nagu põhimõtteliselt kinnitatud plaan. Aga jah, et see siis aasta lõpuga saab siis sellesse nagu välja panna. Oi, kui äge. Aga räägime siis sellest veel, mis on nagu juba need kindlad asjad nii-öelda. Et kas sul on nagu igal aastal sellised kindlad peod ka? Et nagu ma arvan, see Vändra on mitmes aasta on ju Põlva, Keila, et nagu, mis sul need kindlad kohad nüüd on? Ongi Keila kindlasti. Keila kuidagi on jäänud selles mõttes nagu nii-öelda nagu selleks nagu põhikohas tegelikult, kus me ju alguse saime. Et siis nagu see aasta näiteks ongi 23 mai on siis Keilas, on siis suvevalgusfestival. Siis läheb edasi, nüüd ma nädalaga pausi, ma tegelikult tahtsin teha Keilalt 29 mai, aga siis mul selgus, et mul on lapse ja lasteaia lõpetamine. Siis ma pidin selle kuupäeva lihtsalt nagu nädal varasemaks tõstma. Et nagu jah, ma oleks mingi aasta ema vist on, kui ma lasteaia kuupäeva ei oleks olnud. Õnneks on tegelikult ka see, et nagu meil on veel niimoodi, et 22 mai on ju Tartus Majoradi pargis. Ehk siis Tartu ERMi taga on Sadu ja Taukar. Et nagu põhimõtteliselt 22 on Tartu ja sealt juba põhimõtteliselt järgmine päev kohe Keilasse minema. Okei, see mõlemad korraldad? Jaa. Nii, ühesõnaga need traditsioonilised on siis suvealgusfestival on ju? Siis ongi, et sealt tuleb 5. juuni on meil Kadrina. See on samamoodi, kas 3. aastat juba. Meil on seal väga hea koostöö. Ja siis tegelikult seast esimest korda 23 juuni me teeme siis Kadrina tasuta jaanitult. Et selles mõttes jah, et nagu proovime seda ka ära. Ja sealt edasi 6. on siis ongi Vändra park ja tegelikult esimest korda teeme ka sellises uues kohas nagu Elva lauluväljakul on siis suvealgusfestival ja 12 juuni. Need kohad on näete nii põnevad, kus sa nagu pole nagu mitte kunagi nagu varem teinud. Ja siis sa lähed nagu ennem, sõidad sinna koha peale ja sa käid oma mõõdulindiga, käid seal nagu ringi vaata, et ma sootad natuke palju siit ja palju siit aeda vaja läheb ja ütleme, et nagu normaalne inimene võtab selle kaardi, võtab lahti ja nõudab nagu sealt on ju. Aga ma ütlen nagu, et äkki see valetab. Aga äkki see kaart valetab. Ja siis mis ma teen, et ma teen näiteks 500 meetrit aeda, aga tegelikult oli kilomeeter vaja. Ja siis ongi, käid mõõdulindiga mööda platsi ringi ja panen nagu endale märkmeid ja siis vaatan, kuidas nagu peaks olema. Ja siis, kui poisid tulevad juba siis platsi peale nagu tegema, siis neil on plaan ees, mida tegema peab. Et selles mõttes jah, et nagu päeva tunnen, et enda nagu kilplane oleks. Et kui kõik saaks nagu internetis teha, siis ei, et sina just ikka paberi peale. Vana inimest. Aga räägime selle kontserdikorralduse täiesti nagu pilbasteks lahti, et sa tõid praegu nii kihvti asja sisse, mida ma pole kunagi mõelnud, et lähedki kohale mõõdad väljakut põhimõtteliselt on ju. Et mis, ütleme, kui on täitsa uus koht, see sama Elva on ju. Et kuidas sinna siis kogu see kupatus nagu ennast kujundama hakkab, et lähed kohale, mõõdad või kuidas üldse selle Elva leidsid või küsisid nemad sinu poolt juba, et tuleb neile või kuidas see nagu algas? Tegelikult oli ka aasta alguses, ma tahtsin nagu teha siis nagu Lõuna-Eestis mingit seda üritust, aga mõtlesin, et see võiks olla mingisugune nagu äge koht. Ja siis mõtlesin, et algul mõtlesin Luunia peale, siis helistan Luunia valda. Ütlesin, et näed, et mul siis tädi ütles, et näed, et seal Luunias on siis mingi uus sadam, et seal nagu tehakse kontserte. Aga see Luunia kuidagi nagu jäänud huvitatud. Ja kuidagi nagu siuke, et ma ei tea, nagu vaata ise põhjust. Siis mõtlesin, okei, kui suhtumine on selline, et siis järelikult ei saa head asja. Ja siis olingi Luunias, vaatasin kaardi pealt. Vahepeal küsin ChatGPT käest, et umbes, et leia mulle põhimõtteliselt laululavasid, lauluväljakuid Eestis. Ja siis oligi tuli Elva. Ja siis ma helistin Elvasse ja põhimõtteliselt nagu esimese kõnega kohe nagu ütleks nagu niimoodi, et davai, teeme. Nagu selles mõttes nagu see õige koht siis. Et tegelikult nagu hästi palju nagu laeb ka see suhtumine, et nagu kuidas siin nagu vastu võetakse. Et kas nüüd näiteks vastu niimoodi, et umbes, et tee, mis tahad, on ju. Või siis näiteks seda hakatakse kaasa mõtlema, et mida meie omalt poolt saaksime teha, et sinul tegelikult läheks hästi. Ja Elva kuidagi läks nagu väga hästi ja selles mõttes nagu räägi kohale ja unistab endale platsi nagu välja. Umbes, et näed, et siin on näiteks WC-d on ju, et sa vaatad, et need WC-d näiteks ei oleks mingi toidupuit ka kõrval, et sa jälgid seda, et alkoholiletid ei oleks puutide juures. Ja sellised nagu väiksed asjad, mis tegelikult nagu laevad nagu nii palju, et ma mäletan üks aasta oli selline asi, et meil oli saunaala. Ja keegi mõtled sellele, et see saunaala on laste ala kõrval. Ja kui need põrsmehed sealt nagu välja tulid, mäletage, kuidas see nagu lõppes, kas see nagu saunaala nagu keerati kuidagi nagu ära või nagu niimoodi, et nagu, et peo ajal tuleb nagu siuke asi nagu, et issand, mis ma sellele ei mõelnud. Nüanssi tegelikult on nagu nii palju, mis ma ise ka, et nagu mingid nüansid on, mida ma ise ei tea veel. Näiteks oli see, et me tegime Kilingi-Nõmmes esimest korda tegime kontserdi. Ja Kilingi-Nõmmes siis nagu kõik öeldi, elekter on olemas, kõik on olemas. Ja mõtlesime, ei hakka lava tagant, ei hakka vedama, see elektrit peab võtama kereka. Miski pärast me võtsime nii suure keneka, et võiks teile platsi elektris anda nagu endale. Ja siis oligi Kilingi-Nõmmes sünne läks siis soundchecki tegema, 18.00 pidid olema väravad ja 17.30 oli siis soundi aeg. Ja nii kui sünne trummar ühe laksu sinna tegi,
nagu sul oleks kõik elektrid selle lava taga kokku. Ja siis meil oligi nagu paanik, mis nüüd saab. Ja seal oli nagu, maapind oli ikkagi nagu pehme, sellepärast, et oli nagu vihmane, nagu ikka Eesti suvi on. Ja siis meil oli ATV selle koha peal ja siis see suur kenekas, mis oli 160 kilovatti äkki, mis oli kauplejatele mõeldud, siis me vedasime selle, siis ATV-ga niimoodi, et mehed lükkasid seda kenekat, üks ATV vedas nagu jumala eest, et see jõuaks nagu ruttu nagu sinna lava taha, sest et jõuaks nagu muusika enne siis kella 6 tööle panna. Ja siis oli, kui vaatasid, mul pilt siia on silme, et keneka rattad on seal liiva sees, mehed mingi räigelt lükkavad. Ja siis lõpuks jõuab sinna ja oligi kauplejad kohe voolu ei saanud. Et meil oli oluline see, et meil oli nagu lava saaks nagu kohe nagu voolu ja siis mindi ruttu Pärnust võeti lisakaableid juurde ja mingid jaotusjaamasid, et saaks siis nagu lava tagant seda elektrit nagu laiali vedada. Ja peale seda on põhimõtteliselt igal üritusel kenekas. Et nagu ütleme nii, et see summa, mis sa kulutad nagu selle peale, et see kenekas sinna kohale tuua, ei ole nagu ainult seda, et sul peol ei ole elektrit. Ja pärast klatti kõiki neid pahaseid kliente. Ja paha lugu siis. Sest nagu ongi see, et kui sa nagu tead, et see on nagu kogu see kohalik nagu vool, siis põhimõtteliselt nagu ütles ülesse. Mõtlengi, et kui ei oleks kenekat olnud, kus pidu ära jäänud. Sa ei jõua mitte kunagi nagu nii keeles mõelda, helikopteriga sa see kohal ei toodi. Aga kus sa teadsid kenekat võtta siis lihtsalt lambist? Jah, kuidagi nagu see on nagu see sisemine tunne, vaata, mis tavaliselt kunagi nagu alt ei vea. Ja oligi tegelikult me mõtlesime, et võtame 80 kilovatise keneka. Seda tegelikult on nagu elektri mõttes nagu rohkem küll kauplejatele. Ja siis ma ei mäleta, kas nagu neil ei olnud väiksemat või oli see, et ma mõtlesin ise, et ükskõik, et võtame siis nagu suurema. Või see hinnavahel nagu nii nagu olematu. Ja siis oligi, võtsime suurema. See oli täpselt veel niimoodi, et seal on nagu ütleme, et kui lava võtab seal mingi kas 63 või 80, et nagu, et palju seda nagu taha on pandud sinna asju. Ja siis oligi täpselt tuli see nagu nii-öelda lavaots ja see oli need väiksed otsad, mis läkis kauplejatele. Nagu see oli kõik nagu ette pandud niimoodi. Nagu planeeritud. Planeeritud, jah, ainult ise me teadnud seda. Issand, kui huvitav, vaata, kuidas elu nagu hoiab mõnes kohas on ju. Et hästi äge teisipidi. Ja näiteks ma mäletan, Nubluga oli ka veel Keilas oli see, et meil lubas ju terves aeg, kui pidu on nagu sellist paduvihma, siis ma arvan, et nagu, põhimõtteliselt oleks nagu ämbriga kallanud. Oligi täpselt päev enne, ma mäletan, mul sõbranna kirjutas, et ka ise ilma oled vaadanud. Sest ei ole. Siis vaat täiesti lauspäike, 30 kraadi, mega ilm. Ja kuidagi nagu see sama vihm oli liikunud järgmise päeva hommikul 7 peale. Nagu täpselt see sama nagu see. Ja siis ma ütlesin, ma ei usu. See ei saa võimalik olla lihtsalt. Ja siis mõtled küll, et okei, et kuskilt ikka nagu päris tõesti väga hoitakse. Ja oligi täpselt kell 7. Ma vaatan, poisid vist lõpetasid platsi peal töö kell 6. Ja siis oligi jõuad 7 koju ära ja nagu ämbriga kallab lihtsalt. Nagu selline vihm, et autoga sa ei näe ka sõita. Ja siis mäletan, Tanjas just samal ajal see Ironman. Ja sa pidid siis nagu Keilast koju saama niimoodi, et sul teed kinni pole pandud. See oli veel oma ette, et see Ironman oli kõik tee otsad olid kinni pandud. Ja siis, ma ei tea, sõitsin lihtsalt keelumärgis, et see läbi, et koju saadud. Nagu ma poleks mitte kuidagi koju saanud. Et sul ikka juhtub. Jah, tegijal juhtub aastatega. Ja, aga teisipidi need juhtumised on olnud sellised nagu pehmed õnneks, sellised õnnelikud juhtumised, vaata. Ma ei tule meelde, et oleks nagu selles mõttes nagu sellist asja nagu päris olnud, et nutt kurgus ja nüüd enam midagi tulevad. Ja. Pahasti. Aga ei sellist asjast päris ei ole anda, aga eks ikka nagu neid nagu väiksemaid nagu veel on olnud, et ma ei tea, ma tunnustab vetsuoberi näiteks osta, on ju. Nagu see, kui sa teed nagu kõik asjad nagu ise. Sa tahad teha ise, ma tuled sukse mõttega, et ma teen ise, siis ma tean, et on tehtud. Aga kui sa nüüd ise tegemise asju, vaata lõpuks nii palju on, siis nagu kuskilt tuleb piir ette, et ma ei tea, lähed temposse, ostad mingid, ma ei tea, mingid teibirulle või nagu isegi sa täpselt ei tea, mida sa ostma pead. Ja siis käin nagu lihtsalt nagu sa pead poodi ringi, et mis mul üldse siin vaja oli. Ja ütleme, et kui Keila ehituspood näiteks ei toetaks meid, ma lähen nagu sinna, siis ma ütlen, et tahan mingid nipukad ja teibid ja need asjad on ja näitab mulle ära, kõik on nagu need. Ja selles mõttes, et nagu ei pea nagu ise nagu väga palju nagu mõtlema. Aga ma mäletan, ma olen seal depos ikka päris palju neid nipukagi ostma, mis paksused peab olema. Ma ei tea, mis iganes veel ja lõpuks on see, et on mingid nagu praagid on nii, et nagu need ei kinnitu. Ja ongi, sa ei saa pisik bännerid ja aiapilga panna, sest et need lihtsalt nagu tulevad tagasi. Et selles mõttes on alati nagu ütlen kindlad koostööpartnerid on hästi kulda väärt, et selles mõttes nagu, kui sul on ikka kindel koostööpartner, siis tead, sellel ei ole vahet, kas ta maksab 1 100 eurot rohkem või vähemata. Et selles mõttes jah, et neid tuleb ikka väga hoida. Aga nüüd rääkides veel Vändrast, siis see, kuna me ju Pärnumaal teeme seda podcasti, eks ju, et siis see oli nüüd 6. juunil, jah? 6. juunil. Okei, piletid on sul kus kohas, et need, kes nagu tahavad kindla peale saada seda? Piletid on saadavalt Piletilevist. Ja seal ongi suvealgusfestival Vändra ja kindlasti see väga olema, seal lastel on batuut, siis on erinevad nagu toidupakkujad, saab juua, saab süüa, saab nalja. Et jah, 18.00 on väravad. Esimene esine tegelikult hakkab juba kell 19.00. Ja generaator on olemas?
jaa, see on kõik kedekatega. See Vändrega tegelikult alati nagu nii tore on see, et Martin alati see, et nagu ta aitab nii palju. Nagu reaalselt nagu, ta on nõus kõik ise ära tegema. Ma nagu mõtlesin talle, et ma ei tea, tee õhtu midagi, siis ta teeb sellega ära. Ma kõitsin, seda ma ei usu päris aga. aga jah, et see on nagu nii tore, kuidas nagu Vändra nagu ise nagu nii palju nagu toetab ja aitab ja nagu on näha, et nad nagu tahavad, et nagu neil inimestel oleks nagu pidu seal olemas. Sellises kohas on alati väga suur rõõm ja nagu hea üritus teha, kus nagu on alati nagu selle tagune ka vaata. Et kui sul see suve algus festival ikkagi on juba natuke kasvanud, et tänavad on ju Elva juures, eks ju, kas sul on see ka niimoodi teadlikult ja sihipäraselt, et see peabki iga aasta kasvama või kuidagi lihtsalt läheb nii? Ei ole tegelikult, see kuidagi nagu ise tuleb, kui ma nagu iga aasta nagu mõtlen seda, et ma teen üritused ainult juunikuus, mai-juunis, suve algus, et suve lõpus puhkan. Siis nagu kuidagi nagu see on läinud niimoodi, et ma sõitsin nüüd siin paar nädalat tagasi sõitsin Tartusse, Maarjade parki muutma. Ja siis oligi see, et ma ütlesin just ühele sõbrale, et vähemalt saab juulikuus puhata. Et nagu vähemalt juuli on nagu see, siis kus sa saad nagu aja maha võtta ja puhata. Ja siis põhimõtteliselt mingi 4 tundi hiljem tuleb mul kõne, et kuuled, et sa teed seal sadu seal nagu see Taukerit, et Maarjade pargis, mis sa meil ei tee? Üks bänd siis tahtsid, et ma teeksin nagu neile ka seal kontserti. Bändilistest, nii. Ja siis ma ei tea, et nagu ma pean vaatama, et ma saadan sulle meili peale need juuli kuupäevad ära, et umbes, et vaata siis, mis päev sulle sobib. Ja siis ma ütlesin, küsiga sulle antakse, on ju. Et selles mõttes nagu, see veel nagu täitsa lukus ei ole. Tundub, et juuli ei tule ka puhkusest nagu mitte midagi välja. Aga nii on ka täitsa tavaline, et bänd helistab ise, küsib, et kuule. Seda pole kusjuures varem olnud. Issand huvitav. Seda pole varem olnud, jah. Et selles mõttes see on nagu suuka. Päris huvitav enda jaoks ka, et tõesti nagu, ma arvan, see on Eesti üks nagu suurimaid bände ka. Kui sa sellega pihta hakkasid, oskasid sa üldse nagu aimata ka, kui kõrgele see lend läheb? Ei oskanud, nagu selles mõttes oligi, ma arvasin, et ma teen see 2020, ma teen selle Keila ära, mis on kõik. Ja ma arvasin, et on ühekordne projekt, aga selles mõttes nagu, on läinud aastatega nagu veel suuremaks, et selles mõttes nagu ma räägin järgmise aastaks on ka veel suuremad plaanid. Et tegelikult augustis on ka meil ju tulemas 2 kontserti ka, et august on ka, et 1. august on, kohta ma ei ütle, aga 19. august on siis ka Põlva Intsikurmus jälle. Et mul kuidagi see nagu 19. august, nagu kuna see sai algus 19. august 2020, siis see kuidagi nagu jäänud nagu selliseks nagu kuupäevaks, et nagu õnne kuupäev natukene. Et mäletan kõik ütlesin mulle, mis sa teed nalja, et 19. august, et nagu järgmine päev on 3. päev, mida sa teed pidu sellel ajal? See on punane ju. Jumala hea aeg nagu selles mõttes, et nagu eriti nagu suve lõpp, kõik nagu see, et siis inimesed võib-olla võtavad selle töölt nagu vabaks, kui nad on juba tööle läinud, et siis ongi, et 19. lõpetad töö, peole. Ja siis 20 on vaba ja 21 uuesti töö. Aga sul endal, kui palju sa jõuad käia kontsertitel, ma mõtlen, kui sa ise korraldad, siis sa pead nagunii olema, aga siis sa ei saa ju niimoodi samal ajal nautida, siis sa oled ikkagi ju jälgida, et sul kõik asjad oleks nagu korras ja nii edasi on ju. Et kui palju sul endal õnnestub üldse kontsertitel käia või sa taha, või peale tööpäeva nagu ei taha nähagi üldse kellegi esinemist? Pigem on see, et ei taha näha. Selles mõttes ikka vaata mind nagu sõbrad, lähme. See kuidagi nagu ei leia nagu seda nagu nii-öelda jõudu, et ma nüüd lähen. Või ükskord ma käisin, ma ei mäletagi, kus kohas see oli niimoodi, et mind nagu üllatusena viidi siis. Ja ei olnud seda emotsiooni, et ei lahe, et miks tõite mind siin pigem, ma ei taha olla siin, koju minna. et siis nagu tegelikult selles osas on nagu põnev käia teistel üritustel, nagu sa näed, kuidas nemad teevad, sa näed nende vigu, nende plusse. Kui sa ikkagi käid nagu liiva sees ja liiva sees on nagu kaablid on lahtiselt, siis ütleme nii, et see ei ole just väga meeldiv. Nagu sealt võib ikka päris suur õnnetust olla, nagu see, mis minu peas on. Sa ütled, okei, lava, see on 12x10, see on päris suur lava, maksab päris palju selle eest. Siis sa hakkad nagu ise nagu mõtlema, vaata, ongi see, et okei, aiad on ju, okei, aga nagu platsi nii-öelda nagu enda mõistus nagu läbi vaata lihtsalt. Aga ei, eks ma ikka nagu selles mõttes on käinud, et näiteks 1 aasta käisin Beach Grindil. 1 päev käisin. Et ütleme nii, et nagu seal oli neid noori oli nagu nii palju, et nagu sa ei oskagi mitte kuidagi olla seal. Ja ma mäletan seda, et me veel läksid VIP-piletid ja seal oli siis nagu ehitatud ala ja täpselt selle ehitatud ala ees oli suur puu, mis sai reid lava peale väga. Sa vaatasid nagu siitpoolt ja vaatasid teiselt poolt. Ja siis ma mäletan veel seda, et seal keegi oli kuskil Facebookis kirjutanud, et loodavasti teisel päeval on see puu maha võetud. Aga ei olnud. Ei, tegelikult ei jaksa käia ka. Iga nädal vahetus, mõni päev on reede, mõni laupäev, siis tegelikult sul ju päev hakkab pihta juba 4 päeval. 4 päev hakkab päevane platsi valmis panema. Ja siis reedel on see üritus, sa saad koju see umbes mingi, ma ei tea, 5 hommikul, paar tundi magad, juba lähed ju järgmisele. Ja kõige hullem oligi minu arust nagu see, kui meil oli nagu Kadrina ja oli Kilingi-Nõmme. Aga mul alguses oli plaan see, et ma panen Kadrinas otsa sõidan siis Kilingi-Nõmme välja.
aga ma räägin, see unise peaga sõitmine, see on väga-väga ohtlik ja ma olen kunagi kitsaga kokku pannud unise peaga. See nagu reageerimisvõime ei ole nagu nii suur enam, et sa näed nagu kitsa, sa näed, et ta seal on, aga sa ei suuda pidurdada. Et see ongi käib pauk ära ja see kaab uni ära. Niimoodi üles ärganud, et ma ei tea, auto on nagu perve peal juba ja seal ehmatad nagu üles, et nagu kui ma kuidagi endaga olen nagu teinud nagu selle nagu kokkuleppe, et unise peaga nagu sa lihtsalt ei lähe sõitma. Et sind odatakse koju, sul on lapsed. Et selles mõttes nagu see nagu tegelikult kõige olulisem, et enne sa magad seal mingi 2-3 tundi, sul on nagu nii palju kasu sellest, kui sa lähed nagu täiesti nagu niimoodi, et nagu lihtsalt kohe rooli. Vahet pole, sul võib tunduda praegu, et sul ei ole und, aga see, kuidas sul hakkab järjest uni tekkima, sa topid mingi pea aknast välja, lased mingi raadio põhja, ma ei tea, sööd, jood, on ju, aga sellest ei ole lihtsalt kasu. Nagu tegelikult silmad kogu nad vajuvad kinni, siis nad vajuvad kinni. Et jah, et see on nagu ikka väga ohtlik, et ongi nagu see, et see tuleb nagu nii-öelda nagu, ongi kuidagi endale nagu selgeks teha. See on nagu, ongi see, et keegi teine saab seda selgeks teha, et nagu sa peadki nagu võtme kätte, ma ei tea, istud peegli ees, nüüd sina Kaisa ja täna rooli lähevad. Aga tegelikult oli ikkagi, ma vaatan eelmine aasta Tartust, me sõitsime ikkagi ju tagasi. Et aga siis oli see, et see pidu lõppes kell 1, mis on tegelikult selles mõttes nagu vara. Ja siis ei ole nagu seda, nagu hakatud kell 3 öösel sõitma, kell 4 hommikul, et nagu see mõttes nagu see on nagu hull. Aga kui ühes saad sõitma, 2 tundi, see pole nagu mitte midagi. No ja, pidu lõpeb kell 1, ma juba sellel ajal näen 5. unenägu ilmselt. Ütleme, et talvel ja sügisel on mul sama. Aga jah, suvel olude sunnil ei saa seda teha. No ma arvan, et sulle ikka natukene meeldib ka see, et see organiseerimine. Hästi palju on see hasart, mis nagu selles mõttes nagu öeldakse, et süües kasvab isu. Et selles mõttes kuidagi nagu on läinud niimoodi, et see on nagu läinud endal ka nagu, et nagu okei, et nagu see ongi nagu tegelikult nii suureks kasvanud juba. Et selles mõttes jah, et nagu vahepeal oli see, et kui Keilas hakati nagu mingi muid pidusid ka tegema, siis kõik oli, Sugarland teeb. Ei tee meie kõik. Me ka ei jaksa nii palju. Issand, kui äge, igatahes täna võtame kokku ja kes siis tahab rohkem infot, siis Sugarlandi erinevad kanalid, nagu me siin välja tõime. Jaa, nii tore oli, aitäh!